Külla Tartumaal väga tuntud mehele, onu Eskimole. Tema hakkas kõige esimesena Eestis jäätist tootma ja seda juba õige ammu, möödunud sajandi 30-ndail. Tervitus, noored sõbrad! Tere tulemast onu Eskimole külla! Onu Eskimo ehk Evald Rooma käib 98. eluaastat ja selles vanuses võib ka 70-sele öelda noor sõber. Onu Eskimoks hakati Evaldit kutsuma sellepärast, et tema pani aluse Eesti jäätisetööstusele ja valis firma nimeks Eskimo. Täna näitab ta Elvas maja, kus asus tema jäätisetööstus, mille tegevuse lõpetas euronormide kehtestamine. Kui Eesti jäätis hakati tegema, siis tehti seda siin Elvas Jaani tänav 10. Me jõuame selle teekonnaga varsti selle maja juurde, kus seda jäätist toodeti. Osa jäätisemajast kuulub praegu teisele omanikule ja onu Eskimo pole sugugi rahul sellega, kuidas üürnik väärikasse hoonesse ja selle ümbrusesse suhtub. Aga kuidas olid asjad siin Eskimo jäätise tootmise algaegadel? Seal õue peal oli omal ajal jääunik, kus sai jäätist teha. Esimene jäätis hakati Elvas tegema 1932. aastal. Tädiga tegime Jaama tänavas esimese jäätise, aga kuna ruumi ei olnud sealt näha, oli teha, siis hakkas minu isa, tuli jäätis, tehti siis siin ruum. Palun, ma tõmban selle ukse lahti. Nii. Olge nüüd, tulge suur ettevõttesse, vaadake nüüd ette. Nii. Siin on ajalooliselt esimeses maailmasõjas pärit vahvlipannid, mis töötasid selle kütte peal. Kütte. Mina tegin nemad kõik ümber elektri peale töötamise peale, näete. Ja siin on firma ja kõik need asjad peal. Ja need on kõik nii palju, kui ma siit leidsin lupu veel, nii lähevad need pannid kõik tööle ja kuumaks lähevad. Seadmeid on siin eri aegadest. Näiteks selle friiseri sai onu Eskimo tänu Moskva olümpiamängudele. Siis jõudis neid ka ETKVL võrku, kus üks aastateks seisma jäi. Läksin vaatama ja ütlesin, et Roomad meil on niisugune masin sees, et keegi teda ei kasutanud. Ja ma vaadasin, see masin on tere tulnud ja kas ETKVL müüs minule, selleks on dokumendid kõik Vene rahaga ära. Puhtas Vene rahas, maksin ETKVL-ile ära ja see masin töötab siiamaani. Kui jäätise mass oli juba küllalt paks, et aparaat näitas ära, tõmbasid siit lingid niimoodi, palun. Niimoodi. Ilusti siia tuttu pääle näed. Ja nii, bitte, dankeschön, auf Wiedersehen. Paneme siis minema müügipunkti poole. Kindlasti mäletavad tartlased, kuidas onu Eskimo vabaduse tuulte saabudes oma pirukakäruga jäätist vedas. Ja milline ilus Eskimo putka oli vana bussijaama juures. See jäätisekiosk on muide valmis ehitatud kuulsa arhitekti Arnold Matteuse projekti järgi ja kuulub praegu muinsuskaitse alla. Eskimo jäätise hea maitse tagasid koor ja ka kondenspiim ning vanad läbiproovitud retseptid. Aga kuidas jäätisemeistrile praegu saada olev jäätis maitseb? Laseme hea maitsta selle jäätise, mida külmune ja ka kunagi mina olen oma elus teinud. Nii. No, ma tein sulle kaupa ka siia vähekene. Mis asi see on? Nii. Siin on jäätist ees. Õnneks ei visatud jäätisemeistri teadmisi ja oskusi ka nõukogude ajal üle parda. Kuigi Rooma kuulutati kapitalistlikuks jätiseks, pääses ta tänu hoiatajatele küüditamisest.
ja saadeti pärast sõda Eesti eri paikadesse Nõukogude jäätisetööstust üles ehitama. Pärnus olid ETKVL-i ettevõtteid juba töötasid juba. Ja siis ma läksin ETKVL-i kalatööstuse juurde, seal oli teil vastavad ruumid ja seal sain ma siis esimest korda peale sõja. Pärnu hakkas saama esimesena terves Eestis jäätist. Ja kui me Pärnus jäätisid, siis tuli mulle selline olukord, tehti ministeerium, kuulge Rooma, teil on kogemus, et olge nii kena, kas te olete nii kena, paneks seda Haapsalus jäätisetööstuse käima. Teate, ma olen lennus inimene, saad aru, ma pidin ju kuskilt midagi tegema. Kuigi mul oli elukutse kui autojuhi elukutse ka küll olemas, aga ma olin juba selles. Läksin sisse Haapsalusse ja Haapsalus oli see selline, leidsin jälle ruumi, endised vorstitööstuse ruumid, kus keedukatlad ja mitu ruumi oli. Seal tegin siis ära, hakkasin Haapsalus jäätis ja see Haapsalus läks jäätis väga hästi. Ja kui Haapsalus jäätis, siis ministeeriumis, kuulge Rooma, me tahaksime, et Tallinnas tuleks ka jäätis tegema. Ja minu enda jäätisetööstuse masinades, ma pean teile ütlema, kallid sõbrad, niimoodi, oli niivõrd suur, et minu sai seda jaotada jupi siia mõni algutuses, siia 3 paika sai ära seal terve Eesti riiki varustada. Need kõik need jäätise kandekastid, mida pildide peal näeb, mis viidi tead kioskise, panti kandekast maha ja jäätis läks sinna müügile 10 senti tükk. Ja neid oli nii palju, et Tartusse jäi, Pärnusse jäi viimane lõpp Tallinna ja viimane 2-3 tükki jumalale tänu jäi mälestuseks muuseumi. Oma pikast ja põnevast elust on Evald Roomal ilmunud raamat Emajõe ääres kasvanud onu Eskimo mälestusi. Sealt on muu hulgas lugeda ka Eesti majandus- ja ärielust ning 1930. keskpaiga majanduskriisist. Kas praegune majandussurutis on sellega võrreldes kergem või raskem? Ma kardan siiski raskem, kui mulle Eesti aega tuleb teil raske aeg läbi elada. Sellepärast ma räägin teile sellest niimoodi. See oli aasta 1934-35, kui Eesti mark läks kroonikse. Mina olen Eesti markadega kaubelnud ja minu vanemad läks krooni. Ja siis oli selline olukord, majanduselu teate tõusis nii üles, põllumeesele anti maad tead ja tööstus ehitas ja mina ehitasin tööstuse. Mina sain jõukaks mees just selle kriisi ajale, ausalt ütelda. Ja siis oli selline lugu, aga laenu anti teate täpselt nii, nagu pangad andsid laenu, kindlustused olid, andsid ära kinnisvara ja sõber andis mulle veksliga võtsin tead, pank andis raha ja kõik majanduselu tõusis. Kujutage ette, misuke majanduselu oli 1920. aastal varemides, see raamatus on kirjutatud, varemides tõusis elu ja tõusis täpselt nii üles, nagu meil ilma tuhked, kauplused, värgid, kõik tulid üles. Tõusis, oli majandus tugev tõus ja millegi pärast pidurdas see uuesti majandus tõus. Sellepärast tagasi tuli hakata võlgasid maksma, teate, ettevõtetel. Kuna need olid küllalt palju võetud võlgu, nagu nii praegugi, täpselt olukord, on niivõrd palju võlga võetud, et inimene võttis võlgu ja minu tuttavad võtsid ka võlgu. Ja tuleb tähtpäev, et ära seda võlga kustutada. Aga kus sa kustutad, kui enam firma sisse ei anna? Oligi lähv käes. Praegu andli terve rida on pangad andnud laenu niimoodi välja, et õiget garantiid ei ole. See on üks halb lugu vähekene seal. Aga mida see silma tuleb vesi see, mis praegu sünnib meile. Nii et ma arvan, meil peab minema ka ühemal paar aasta mööda, kui sellest raskest ajast üle saame. Oma kogemusest teab onu Eskimo, et jäätist ostetakse ka rasketel aegadel. Et külmast magusast täit naudingut tunda, soovitab ta jäätise pealispinnal veidi sulada lasta. No vot siin on. Ka meenutab Eskimo onu, et mõned ärid pakkusid jäätise juurde musta kohvi. Tema on kunagi valmistanud isegi alkoholitäidisega jäätist. Nüüd teeme niimoodi ka, kui ta võtab.
palun, võime klaasi kohviga võtta ju.